Tere, head kuulajad ja tere, head vaatajad. On jälle peaaegu et kuu mööda läinud. Ma kalendrisse ei vaadanud, aga keskelt läbi me kord kuus kolme mehena ja Kaus, Toomas Nigole ja Robert Punder teie ees oleme ja erinevatel siis usuga seotud teemadel räägime. Ehk siis vaatlusi usuelule oli vist meil selle saate täpsem pealkiri. Vestlusi usuelust, tere. Vestlusi usuelust, mitte vaatluse ja vestlusi. Et siis me räägimegi usuelulistel teemadel ja Toomas juba ütles, parandas mind, nii et kõigepealt alustangi tere Toomas ja tere Robert. Tervist, tervist. Tere, tere. Ja eelmine kord me rääkisime sissejuhatavalt moraalideoloogiast ja päris põnev saade oli, et seal me ikkagi ei saa öelda, et me väga põhjalikult ja pikalt oleksime vaielnud, aga meil ikkagi üksteise täpsustamist seal erinevatel puhkudel oli, mis on inest, ma arvan, et kuulajale, vaatajale päris tore olnud. Ja täna me läheme selle moraalideoloogiaga edasi ja tänaseks me valisime selle, et me räägime sellistest mõistetest nagu süüme ja südametunnistus ja räägime siis kõigest sellest, mis selle kahe sõna puhul siis kasutatav on. Või võiksin mõelda, et kas süüme ja südametunnistus, mehed, teie hinnangul on üks ja seesama asi või nad on tegelikult jällegi, nii nagu eelmine kord me arutlesime selle üle, et mis on seal moraalideoloogiaga seonduvalt, kus me arutasime, kas moraal ja eetika on näiteks üks ja sama sõna, et kuidas siis selle süüme ja südametunnistusega on, et kuidas sa, Robert, see sinu kõhutunne ütleb, et on üks ja sama asi või on pigem erinevad? See on päris raske küsimus. Ma ise seda võib-olla süüme mõistet ei olegi nii palju nagu kasutatud kui südametunnistuse mõistet, et kui võtta eesti keele seletav sõnaraamat, siis ütleb, et need on üks ja sama asi. Aga ma arvan, et see kontekst võib-olla võib ikkagi olla natukene erinev. Et kas jah, võib-olla süüme on rohkem mingi sotsiaalse või ühiskonda suhtuv ja südametunnistus see seesmine rohkem, aga ma ütlen ise ausalt, et minu jaoks nad pigem on nagu samased mõisted, kui ma kasutan, et ma ei olegi seda küsimust nii tõsiselt tegelikult varem mõtlenud, et mis neid nagu eristab. Ma julgen arvata, et ega vist tõesti seda sõna süüme me kuuleme harvem, aga kuidas sina, Toomas, oma vaimuliku kasvamise elus, et eristad sa neid või ei erista? No tõsi, jah, eks neid kasutatakse küll üsnagi praktikas sünonüümidena ja läbisegi. Et võib-olla kui tahta teha erisust, siis tõepoolest võiks see südametunnistus olla natuke selline nagu laiem mõiste ja puudutada sellist moraalset teadlikkust ja tunnetust ja võib-olla süüme seostubki rohkem juba selle süüga ja räägitakse ju süümepiinadest, eks ole, et kui inimene on käitunud vastuolus oma südametunnistusega, et siis ta võib-olla kogeb süümepiinasid, kuigi vahel räägitakse ka südametunnistus piinab. Nii et nad ikkagi on praktiliselt käibel jah, läbisegi, aga võib-olla, et kui tahta olla niimoodi keeleliselt täpsem, et siis võib-olla võiks see olla see vahe tegemise koht. Küll. Aga mul on ikkagi vennad tunne, et me tegelikult ei pea täna seda vahet väga tegema, sest minu enda sisetunne ütleb seda sama, et jah, et kuigi me räägime süümepiinadest, siis samamoodi ikkagi selle all mõeldakse seda, et süda on raske või südametunnistus vaevab, eks ole, see tekitab nagu süümepiinu, et võib-olla seal on see, et kahte sõna süüme ja südametunnistus ühte lausesse on lihtsalt nagu mugavam panna, kui öelda, et süüme painab ja süüme tekitab valu ja süüme teeb seda, et võib-olla see keelelises mõttes lihtsalt natukene on, aga üldiselt ma olen teiega selles mõttes seda meelt, et me äkki ei pea seda vahet nii palju hoidma. Nii et me räägime siis süümest ja südametunnistusest, aga me mõtleme süümet ja südametunnistust. Eks ole. No nii, kuidas siis on? Kas sul, Toomas, südametunnistus on täna hommikul puhas või? Jah, ta ei vaeva mind rohkem kui tavaliselt, aga ega see ei pruugi veel midagi näidata, et see võib viidata ka halvale enesetundmisele ja vähesele süümejuurdlusele. Ja Robert, sinul? Keeruline küsimus. Ma ei tea, kas ma hakkan süümet siin või südant puistama siin raadioeetris kohe, aga eks ta vajab puhastamist kogu aeg, et ma ikka pean paluma nagu laulik, et loo mulle puhas süda, oh jumal, ja uuenda mu sees kindel vaim, et tuleb ikka paluda seda, et päris puhas ta ei ole.
jah, et selles mõttes ilmselt me võime kõik öelda, et me võib-olla ei taju mingisuguseid asju, aga see südametunnistus on jah midagi taolist küll, et mis jah, ilmselt vajaks pidevalt ja pidevalt jätkuvalt meeleparandust. Aga läheme siis natukene konkreetsemaks, et milleks meil seda teemat üldse vaja on, et noh, tegelikult me ju teame, eks ole, et noh, ei taha siin küll päevapoliitikasse minna, on ju, aga mind ka eile õhtul, igaks juhuks ütlen siis kuulajatele ka ära, et mis kuupäeval me seda saadet salvestame. Täna meil on 10. kuupäev, ehk siis 9. kuupäeval oli üks selline päris nagu õõvastav lugu, mis avaldati, mis puudutas vägistamist ühes hooldekodus ja nii edasi. Ja sealt, miks see nii-öelda avalikkuse ette tuli, siis peamiselt põhjus oligi selles, et leiti, et ohver ei ole väga palju kannatanud ja sellepärast ei peaks nagu väga muretsema selle pärast, et keegi, kes talle neid kannatusi on põhjustanud, noh, et teda tuleks kuidagi kohelda teistmoodi. See nagu oli täitsa selline kurb nagu tõdemine. Ma nüüd üldistan igaks juhuks, ütlen kuulajatele, et see oli nagu, ei olnud nüüd korrektne selline seletus, et see oli üldistatud, aga see pani mind mõtlema küll selle üle, et kuidas ikkagi nüüd sellega on, et mismoodi me siis ikkagi saame hakkama just nimelt, kas me saame üldse mingisuguseid tegusid ja asju, mille järgi me peaksime siis neid kriteeriumiks, siis kuidas me peaksime oma südametunnistust reguleerima. Et ühtepidi me ütleme, et südametunnistus vaeva, aga mõistus ütleb, et aga polnudki väga suurt probleemi, et kuidas nüüd selle vahekorraga siis nagu on sellega, et kus see teadlikkus ja kus me peaksime südame häält kuulama, et kas üldse on meil võimalik või mille järgi meil on võimalik seda kuidagi mõõta. Äkki sa, Robert, alustad? No ma arvan, et südametunnistus ja mõistus on üksteist kontrollivad organid ja peaksidki olema, sest et mulle ikkagi tundub, et on inimesi, kes väga kuulavad südant, aga teate, see süda on ka valetaja päris tihti ja siis on inimesed, kes on väga ratsionaalsed mõistuse inimesed, kes noh, kui asi on loogiline, asi on tootlik, asi on kasumlik, siis mis seal vahet, see on ju õige. Et see on nagu ainuke kriteerium, et küllap inimeses need peaks olema üksteist nagu tasakaalustavad kaks nagu faktorit. Aga noh, ilmselgelt ma arvan, et üks nagu võti on ikkagi tõesti see, et meil peavad olema mingid tööriistad, mille abil me saame ennast ju kõrvalt jälgida, sest me ei ole ise mitte alati adekvaatset hinnangut andma enda tõekspidamistele või enda tegudele. Et noh, kristlikus mõttes on ju pühakiri, pühakute elu, kiriku traditsioon, kõik see on noh, üks selline või ka ütleme ausalt, teised kristlased meie kõrval, et me peaksime neid tööriistu võtma väga tõsiselt, kes nagu peegeldavad meid ennast. Et noh, eesmärk tõesti võiks olla ju, et me näeme ennast kõrvalt nagu selle pilgu läbi võib-olla, mis võiks ka Jumala pilk olla, et millised me peaksime kasvama, millised me peaksime olema üks hetk või millised me praegu oleme, kust me oleme tulnud. Et see on nagu see töö ja see töö, ma arvan, toimub täpselt mõistuse, südametunnistuse koostöös ja üksteist nii-öelda sellises pinges, mis valitseb nende vahel. Kas sa, Toomas, kirjutad alla? Jah, kui siin keeleradadel juba olla, siis on ju tore mõelda selle ladinakeelse sõna peale conscientia, kust tuleb näiteks inglise keelde sõna conscience ja veel mitmesse keelde on samast juurest tuleb, et see conscientia koos teadmine, et see ei ole lihtsalt mingisugune tunne, vaid ikkagi noh, nagu kirikus öeldud, Jumala ja inimese selline kohtumispunkt, eks ole, et kus me ikkagi saame teada, mis on õige, kuidas on õige, nii et see jah, südametunnistust tuleb ju ikkagi arendada, et seal on ühtpidi see, et Jumal on iga inimese sisse ikkagi pannud selle loomuseaduse ja teadmise, nii nagu Püha Paulus roomlastelegi ju kirjutab, et isegi paganad, kellel ei ole seadust, eks ole, aga seaduse nõuametigi on ikkagi ju kirjutatud nende südamesse ja südametunnistus neile seda ka tunnistab. Aga teisalt muidugi me teame, et südametunnistust on võimalik ignoreerida ja anda rohkem kaalu omaenda himudele ja tahtmistele, tunnetele ja tõlgendada seda hoopiski teinekord ka sellise südametunnistuse hääle asemel. Nii et kristlase kindlasti kohus tõesti on oma nii-öelda moraalset kompassi või südametunnistust või kuidas iganes soovitakse seda nimetada ikkagi arendada nii, et see oleks võimalikult hästi kooskõlas
just sellega, mida Robert nimetas, jah, Jumala sõna ja kiriku pärimus ja see, mida me näeme pühade inimeste eludest ja eeskujust, et me võimalikult hästi peegeldaksime ikkagi Kristust. Nii nagu me vist eelmisel korral ka rääkisime, eks ju, et moraalses mõttes hea elu on ikkagi see, mis vastab eesmärgini, milleks inimene on loodud. Et nii nagu hea tööriist on hea tööriist siis, kui ta teeb või temaga saab võimalikult hästi teha seda tööd, milleks ta on loodud, samamoodi hea inimene on see, kes võimalikult hästi täidab oma eesmärki, milleks ta on loodud, ehk armastada Jumalat ja armastada siis ka Jumala kombel teisi inimesi enda kõrval ja kogu maailma õnnistada. Nii et kui me sellele järjest lähemale liigume, siis oleme õigel teel. Jaa, täitsa nõus. Ehk siis ma nüüd natukene lähen selles mõttes konkreetsemaks, et siis on kuulajal hea ka süsteemsemalt asjale selles mõttes läheneda, et mina oma väiksest spikrist, mille ma täna hommikul endale ette vaatasin, on see, et ka selle sama süüme puhul antakse siis selles konspektis, mida mina loen, ongi esimeseks punktiks pandud süüme kui moraalne kompass. See on see, millest teie siis tegelikult ju mõlemad ka rääkisite, eks ole, et süüme aitab meil eristada head ja kurja ning teha selles mõttes eetilisi otsuseid ja see tasakaal kindlasti selle mõistuse ja südametunnistuse vahel peab olema, sellepärast et nii nagu siin ka äkki Robert seda mainis, et tõesti, et kui me ainult üksinda südant kuulame, siis võib minna asi käest ära. Mina olen ka leerilastele toonud sellise teistpidi näite, et ma ei ole ühtegi palgamõrvarit isiklikult tundnud, üldiselt nad on minu jaoks alati filmidesse jäänud, aga ma olen mõnikord just nimelt selle eetilise koha pealt nagu mõelnud, et huvitav, kas tal kunagi tõesti, kui ta seal järjest inimesi põmm ja põmm maha laseb, kas tal kunagi nagu südametunnistus vaevab ka, et mõtleb, et jõle kurb või et mis nüüd saab või samamoodi näiteks varga poisil, eks ole, et kui ta läheb kellelgi midagi ära varastab, siis mina ütlen, et mul pärast on hing haige, eks ole, aga mõnel inimesel ei ole see nagu mitte midagi. Et äkki ongi see üks selline kriteerium, mille järgi me tegelikult saame ütelda, et jah, oma süümet saab või südametunnistus saab väga selgelt ikkagi kasvatada. On see nii, Robert, või? Korda üle. Jaa, kindlasti saab ja inimene harjub. Et mina olen teistpidi mõelnud näiteks nende peale, kes ma ei tea, teise maailmasõja ajal natside koonduslaagris töötasid ja tegelikult see ütlevad, et see töö on töö. Et see on iga päev lihtsalt töö inimesi nagu rotte siis seal kas siis hukata või kantseldada või piirata või kasti panna või et selles osas ka ma arvan, see ebainimlikkus tuleb väga ruttu, sest inimene jah, nagu harjub ja sa suudad ära põhjendada, aga su süda suudab ka öelda, et aga ma teen ju õiget asja, et sellest on isegi kasu ühiskonnale, maailmale, kõigele. Ja see on hirmutav ja samamoodi ma arvan kõigile meil on see küsimus, et meil on lihtne võib-olla mõista mõnikord moraalset kohut, aga mida teeksime meie, kui meil antakse relv kätte ja öeldakse, et mine tee, mis sa tahad, tapa, vägista, võta, sul on kõik see vabadus olemas. Ütleme, me peame paluma Jumalat, et me ei satu sellesse olukorda, aga tegelikult see on inimese sees ikkagi on kurjus, mille võib päästa ju lahti küllaltki lihtsalt või teine väga hea raamat on Kärbeste jumal, mis räägib ju, kuidas lapsed, tegelikult väga väiksed lapsed satuvad saarele kokku, aga kui mingeid reegleid, piire pole, lõpuks tulevad see türg, inimlikud asjad, eks ju, võim, nälg ja siis tegelikult tekib täpselt sama asi ja seal hirmus, ütleme, selline olukord, ehk siis tõesti, see on meie südametunnistusel peab valvur olema, samamoodi meie mõistusel. Et see peab olema ka väljaspoolt mingisugune meid kontrolliv asi, mida me saame siis kasutada täpselt, et arendada ennast inimesena ja kasvada inimlikuks inimeseks. Toomas. Jah, see on tõsi, et ega moraalset või ütleme, seda südametunnistust on hõlbus vaigistada ja mida intelligentsem inimene, seda paremaid põhjendusi ta suudab leida igasugustele käitumistele, mida tal tuleb pähe teha. Võib-olla repliigi korras hoopis teisel teemal see Kärbeste jumala raamat, et just hiljaaegu lugesin, aga ei suuda kohe meenutada täpset viidet, aga igal juhul uuringust, mis ütleb, et tegelikult see on puhas fantaasia, see Kärbeste jumal.
et tegelikus elus sellistes olukordades inimesed käituvad hoopis paremini. Et on olnud tegelikult reaalseid olukordi, kus ongi lapsed niimoodi sattunud sellisele üksikule saarele ja tegelikult on täiesti rajanud korraliku sootsiumi ja hästi hakkama saanud seal oma elu korraldamisega. Aga jah, kui leian üles, võin hiljem saata ametivendadele lingi, minu arust see oli päris huvitav lugu. Aga jah, et see moraalne kompass või südametunnistus ilmsesti ta kujuneb mitme teguri koosmõjul, et seal kindlasti on see, mida me kristlastena nimetamegi loomuseaduseks, mille Jumal on ikkagi iga inimese sisse pannud seal loomuliku teadmise heast ja halvast, et mingid asjad on ikkagi olemuslikult halvad ja mõned asjad olemuslikult head ja et head tuleb taotleda ja kurja tuleb vältida ja nii edasi. Aga samas mõjutab meid kasvukeskkond, meie vanemate, meie perekonna mõju, meie kultuuriline keskkond, haridus, mida oleme omandanud, need väärtushinnangud, mida evivad inimesed meie ümber ja mis võib ikkagi ka väga suuresti mõjutada seda, mida me tajume hea või halvana. Et siiski teatud asjad on, mis on küllaltki universaalsed kultuurikeskkonnast hoolimata. No nii nagu ka C.S. Lewis oma raamatus Lihtsalt Kristlus on sellest ju kirjutanud, eks ole, kuidas huvitaval kombel selline loomuseadus ikkagi tundub igalt poolt vastu vaatavat niisuguse universaalse kombega. Aga võib-olla tõesti ka need palgamõrtsukad on saanud mingisugust kultuurilist kogemust oma nendes ringkondades, kus nad liiguvad, mis ongi nüüd õpetanud oma südametunnistust tõlgendama siis või maha suruma seda südametunnistuse häält, mis ütleb, et see ei ole õige, mida sa teed ja leidma häid põhjendusi. Nii et jällegi, kui me tuleme nüüd praktilise elu juurde tagasi ja kristlastena me ikkagi peame olema ka väga tähelepanelikud, et me ennast kohandame Jumala sõna ja kõige sellega, mis on õige ja hea, et arendada oma südametunnistust, et oleksime tundlikud ja tõesti kooskõlas sellega, mida Jumal inimest luues on kavandanud. Ehk siis tegelikult ma olen selles mõttes päri jah, ja kindlasti see Kärbeste jumal selles mõttes on natukene selline fiktsioon, sellepärast kui mõtleme kas või laste sellise olemuse peale, noh ju tegelikult lastel selle maailma tundma õppimise puhul ju läheb natukene aega, eks ole, et nad seda maailma õpivad tajuma ja tundma. Aga üldiselt me ju eeldame kas või sellesama, kui me ühele päeval voorustest räägime, et igas inimeses on olemas need 3 jumalikku voorust, see on sama usk, lootus ja armastus, eks ole. Ja mida vähem see maailm on seda inimest nii-öelda mõjutanud, seda rohkem esialgu nad inimesest ka olemas on, olgu see ausus, siirus, õiglus, headus ja nii edasi. Et tegelikult see vaba tahe oma headuses on tegelikult inimeses, ma julgen isegi öelda, et rohkem domineerivam tema lapsepõlves, kui on see vanemas eas, ehk siis see kurjus, millest me ka põgusalt rääkisime, see omandatakse ikkagi või pääseb esile ütleme selles maailmas olles ja selle oma minaga tegeledes on vist nii. Robert, midagi öelda, ma näen. Ma vist olen meie saate juhtidest ainus, kellel on väiksed lapsed praegu. Nüüd ja praegu. Ma ei ole nii kindel selles küll. Selge. Et see, et füüsiliselt ei saa teha kurja, ei tähenda, et kurja ei ole sees. Et mõnikord on õnn, teate, kui ei ole jalgu, siis ei saa minna ka kõrtsu. Ei saa kõrtsu minna näiteks, kui ei ole jalgu. Paljud asjad jäävad tegemata selle pärast. Aga kas see meid nagu sellest süüst vabastab või see on nagu eraldi küsimus. Et ma ei ole nii kindel selles keskkonna mõjus ja kõiges, sest vaadake, keskkond võib tekitada väga erinevat mõju. Väga halb keskkond võib teha väga hea inimese, väga halb keskkond võib teha väga halva inimese. Et see võib toimida täiesti erinevalt, et lõpuks, nagu ütleb Fjodor Dostojevski, inimene on saladus. Et täielik saladus, et see ei ole nii üheselt, see ei toimi kunagi niimoodi, et kui on, ma ei tea, vägivaldne perekond võib tulla väga hea, just sealt tekkida impulss, et ma tahan olla teistmoodi, et selles osas see on nagu erinev, aga tõesti, me oleme tegelikult päris palju rääkinud südametunnistusest, aga võib-olla enne küsida ka seda, et mis on üldse süda.
ja süda, noh, piibli mõistes, ma ei tea, kas te olete minuga nõus, aga see on ikkagi hing. Ja, ja kui hakata kuidagi seletama, süda on siis mingi koos asi, kus on meie tunded, kogemused, seesama südametunnistus ehk moraalne kompass, et see on mingisugune selline kompleks süsteem. Ja noh, võib-olla võiks öelda, südametunnistus tõesti on siis see osa, mis ärritab või on tundlik nendele olukordadele, mis maailmas juhtuvad või kui on need nii-öelda eetilised valikud. Aga tõesti, noh, inimeste elukogemused on erinevad, need tunded on selles mõttes erinevad, et lõpuks see on mingi väga komplekssüsteem, aga ma ei ütleks jah nii lihtsalt, et see ühiskond või see keskkond, et see tekitab, et meil see kurjus nagu kuidagi rohkem tuleb, et ma pigem arvan, et see võib olla täiesti erinevalt. Ehk siis tegelikult võiks öelda minu meelest, kui mu mälu mind ei peta, et kui olen kuskilt lugenud Püha Augustinuse sellist kokkuvõtet enam-vähem selle kohta, et tegelikult on siis inimese vaba tahe ja Jumala armu roll moraalses elus ning on nagu väga oluline selle süüme nii-öelda suunajana. Ehk siis see, millest me räägime, me oleme praegu hästi palju rääkinud nagu sellest, küll meil on see tulnud, et see Jumala suunamine ja juhatus ja nii edasi, aga tegelikult ikkagi, nii nagu siit jutust välja tuli, siis ilma välise faktorita võib tegelikult inimene oma südametunnistuse, süüme ja oma mõistusega täiesti rappa minna. Ehk siis tegelikult see, mis meile peegeldab, on ikkagi ju nii-öelda Jumala arm, ehk siis tema on see, kelle eeskujust lähtuvalt ja kelle nii-öelda õpetustest tulenevalt me saame siis nii-öelda kujuneda. Nii et selles mõttes kindlasti jah. Toomas, tahtsid midagi öelda? Mulle tundus, et sul oli selline nägu ees. Vabandust. Jah, mine sa tead, mis mõte parasjagu peas oli, et eks selle südametunnetega on ka niimoodi, et vahepeal mingid mõtted ja asjad tulevad ka reaktsioonina ja siis lähevad jälle meelest ära, aga tõesti, see on minu meelest jälle seesama C.S. Lewis, keda ma korra viitasin, on ju ka mõtisklenud selle üle, et hea inimene olla on ju lihtne, kui asjad on hõlpsad. Ja siis, et kui ei olegi erilisi raskusi ja keegi mind väga välja ei vihasta ja keegi mulle ebaõiglaselt midagi ei tee, et siis võib tunduda, et olengi päris hea inimene ja südametunnistusega on kõik hästi ja nii edasi, aga kui tulevad need rasked ajad, et kus sa oled väsinud ja stressis ja siis keegi teeb midagi selgelt nagu ülekohtust, et siis tuleb see südametunnistuse tundlikkus mängu ja enesekontroll mängu ja kõik need muud asjad, et kust tuleb teadlikult siis ennast mõnes asjas tagasi hoida või sundida käituma hoopis teistmoodi, kui see nii-öelda loomulik instinkt oleks käituda või vastu rünnata või nähvata tagasi. Ja küllap ka siin on ikkagi sarnasust lihaste treenimisega, et selleks, et suuri raskusi tõsta, pead sa kõigepealt harjutama väikeste asjadega ja tegema seal kätekõverdusi või mingite väikeste hantlitega treenima selleks, et kui ühel hetkel on vaja tõsta suuri raskusi, et siis sul oleksid lihased, mis seda suudavad teha ja samamoodi ka kõlbelise käitumisega ja südametunnistusele truuks jäämisega ka tõesti väga keerulistes olukordades. Et selleks ongi vaja harjutada ennast igapäevase elu väikestes asjades, et siis on seda moraalset jõudu ka, sest et ka seda on ju psühholoogid ka näidanud, et tegelikult see ka tahtejõud, mida läheb ju vaja selleks, et käituda kooskõlas oma südametunnistusega, et see on samasugune energia inimesele nagu ka lihaste jõud, mis võibki otsa saada. Ja inimene võibki ära väsida kõlbelisest käitumisest ühel hetkel, eriti kui ta pole võhma kasvatanud selles osas. Kui ta ei ole piisavalt palju kasu saanud. No nii, kas sa, Robert, tahad täiendada midagi? Ütleme niimoodi, et minu arust üks küsimus, mis siit ka nagu on kostnud, on see, et kui vaadata ka üldse kiriku ajalugu, siis südametunnistusega on ka natuke seotud see, et väga palju kiriku ajaloos on erinevad nendel teoloogid, et kes on rohkem rõhutanud seda loomulikku teoloogiat või seda Jumala immanentsust, siis siinpoolsust ja kes on rohkem rõhutanud seda transcendentsust ehk seda üleloomulikku sealpoolsust. Ja noh, ma ise mõtlen selle peale, et kui ma, ütleme, teismelisena tulin kirikusse, no ei olnud see nii loomulik kõik, see, ütleme, kristlik
ka eetika või elutunnetus, ma ei ütleks, et see oli nagu minu jaoks niivõrd nagu loomulik. Et see tuli ikkagi väga üleloomulikult, kui sa saad aru, et on Jumal ja Jumal tahab head ja siis nüüd vaimulik mõtlen, see on hirmus loomulik, see on hirmus loogiline, kõik on maru arusaadav. Ehk siis see on nagu see väga keeruline küsimus ja võib-olla ka laiemalt meie ühiskonnas kindlasti on mingeid riismeid sellisest kristlikust elutunnetusest. Kui 10 käsku võtta ette, see haakub, aga teisalt, kui me lähme kohe nüanssidesse, siis mulle tundub, et see ei haaku enam tegelikult. Ja see on see nagu väljakutse, et mingi pealispindsel osal haakub see ära tappa, ära varasta, aga kui me hakkame rääkima tapmisest ja neid erinevaid, mis see tapmine lõpuks õigupoolest on või mis isegi mõrv on, siis siis see asi läheb nagu väga-väga selliseks, nii et me ei leia seda ühist pidepunkti enam. Jah, või Ja kui alustame esimese käsuga, eks ole, siis ammugi veel, et väga sageli me kohtame inimesi, kes ütlevad, et oi, ma kristlane küll ei ole, aga 10 käsku ma ikka pean. Ja kuidas siis küsida, et kuidas sul selle esimese käsuga siis läheb? Siis selgub, aga et ta nii ütles, hästi et ei ta ei lähe. ole kristlane. No Tal ei just. vaja seda, aga 10 käsku on tähtis, eks ole. Et ta muidu on, et ta on ju väga hea inimene, sest ta teeb 10 käsku, mis siis, et ta kirikus ei käi. Aga Ja see on tegelikult ei tegelikult, tea 10 käsku. jah, just nimelt, et tegelikult on see, millest te nüüd juba rääkima hakkasite, selle minu spikri järgi ongi see teine punkt, et millest me oleme ka ju tegelikult juba rääkinud, aga olgu ta siin lihtsalt kuulajate jaoks ära fikseeritud, et kui esimene oli see, et südametunnistuse süüme on meie moraalne kompass, siis hästi tegelikult Robert viitas just nimelt sellele, et aga me ei pruugi seda tajuda, ehk siis, et me ei taju kõiki asju sellisel moel, nagu meile tundub, et me elame õigesti, aga siis ühel hetkel, kui me kristlaseks saame või õpime Jumalat tundma, siis hakkame tajuma, et oot, et ma olen täiesti valesti asjadest aru saanud, eks ole. Ja sellepärast teine punkt, mida see minu spikker ütleb, ongi süüme kujundamine, ehk siis tegelikult millest nii Robert rääkis, aga millest ka Toomas nende Huntlite ja muude selliste asjade kaudu selgelt välja tõi, aga olgu ta siis siin fikseeritud, ehk siis süüme kujundamine kui selline. Ja selle kohta ütleb ka see minu väike spikker, et seda tuleb kujundada ja harida, et see vastaks tõele ja Jumala seadustele. Ehk siis see on ikkagi pidev jätkuv protsess, millega tuleb tegeleda ja millega tuleb peegeldada. Ja siin ta ütleb ka mulle seda, et südametunnistussüümet me saame kujundada läbi palve, pühakirja uurimise, kiriku õpetuse järgimise ja see on küll keerulisem, on see moraalne reflektsioon. Aga põhimõtteliselt küll, et see on seesama pihipeegel, eks ole, mis võiks olla see moraalne reflektsioon, et see, et ma ikkagi analüüsin enda päeva või ka enda poolt päeva või enda nädalat, et ma ikkagi püüan aru saada, kus ma siis mingis mõttes olen käitunud valesti, kus ma olen eksinud, kus ma võib-olla võin öelda, et ma olen õigesti teinud. Et meil siin Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus on vaimulikel üks kohustus, millega teie vist aru saate, enne teile oma postkasti saite, mis puudutab seda vaimuliku teatud reflektsiooni, ma julgeksin öelda. Mina hakkasin seda eile täitma ja jõudsin selle tulemusele, et see ongi, ma isegi ütleks, et niivõrd mitte minu vaimulikele ülemustele mõeldud, vaid see pani mind ikkagi päris tõsiselt ka oma nii-öelda kukalt kratsima, et ahaa, et päris huvitav iseenesest, ma pole tükk aega ennast niimoodi analüüsinud, et täitsa põnev reflektsiooni vahend anti meile eile ELK vaimulikele kätte. Ärme sisusse lähe, aga lihtsalt kuulajatele teadmiseks, et selline asi on. No nii, Robert, tahad sa midagi öelda? Ja see, ma ütleks kogu, ütleme, see kristlik elu, see panebki inimese selles mõttes sellisesse huvitavasse olukorda, millest ma arvan, väga paljud inimesed, kes on väljaspool kirikut, ei pruugi nagu aru saada sellisesse pingeseisundisse, sellesse, mille kohta Martin Luther ütleb simul justus et peccator ehk siis samal ajal õige ja patune. Sellepärast, et hästi lihtne oleks üks neist. Kas ma olengi täiesti õige, vahel mingi patt lipsab sisse midagi sellist või ma olen nagu täiesti patune. Aga siis on nagu see olukord, mis meid pannakse, et on nii-öelda see kallis arm. Et mitte odav arm selline, et see on kõigile, vahet pole, mis sa teed, aga see on see, et kus kogu aeg mulle tuletatakse meelde, kui kallis see arm on, sest ma olen ise nii patune. Ja sellepärast see ongi kallis, et mulle seda Jumal üldse annab. Aga see teeb selle väärtuslikuks. Aga see selline pingeseisundis nagu elamine, kus ei tohi nagu selles mõttes
ütleme tõesti ei tohi ju harjuda sellega, et vaat ma olengi selline nii, vaid see on ikkagi usus kasvamise protsess, aga teisalt ei tohi lootusetusse sattuda, et ma ju kunagi ei saa siin maa peal selliseks, nagu ma tegelikult tahaksin või võiksin olla. Ja paljud võib-olla see on raske, eriti algus see pingeseisund, aga just sellesse meid on asetatud elama siin. Toomas. Jah, eks täiuslikuks saamine või täiuslik olemine tõesti on üks keeruline asi ja nii nagu paljude asjadega silmas võib-olla parim, mida me saame teha, ongi lähenemine sellele ideaalile, eks ole, et mitte kohal olemine, aga kuni me sellele nagu järjest läheneme, siis on juba isekäesti, et sellepärast ju ka juba vanakiriklikest aegadest peale ongi ju kristlaseks olemisest ja usust räägitud kui teest. Nii nagu Jeesus ka ise ütleb, eks ole, et tema ongi tee. Ja samamoodi jah, juba seal ka didache, eks ole, algkristlik tekst räägib ikkagi väga selgelt nendest kahest teest, nii et ilmselt see nõnda on, et see on ikkagi protsess ja pärale jõudmine ei jää selle maailma piiridesse, aga tuleb selle poole siiski sirutuda. Et huvitav on jah inimene, kuidas ta tihtipeale tegelikult ei ela kooskõlas sellega, mida ta arvab olevat õige ja oluline, et kui küsida inimesed, et mis tema meelest on elus oluline, siis vahel loetakse ette igasuguseid tõesti õigeid asju ja siis, kui hakatakse analüüsima, aga mille peale sinu aeg siis päriselt kulub ja energia ja millega sa tegelikult tegeled ja siis selgub, et see läheb ikka kohati hoopis teiste asjade peale ära, et ilmselt selle südametunnistuse ja moraalse enesetundmise arendamisega võib mõnikord olla sama lugu, et seda tunnistatakse, et see on vajalik ja hea asi, aga praktikas ei leita väga palju aega sellega tegelemiseks ja aeg kulub igasuguste muude asjade peale ära. Aga tõesti see, mida Jaak nimetas, et need vahendid tegelikult on ju meile kätte antud, et selliseks vaimses mõttes tervislike eluviiside harrastamiseks. Et tõesti, eks ole, piibli lugemine ja uurimine, et me saaksime olla kooskõlas sellega, mida Jumala sõna õpetab, me peame ikkagi seda sõna ju tundma, õppima. Ja tõesti seda tuleb lugeda ju ikkagi ka palves, nii et Jumala vaim saaks avada selle kirjutatu mõtet. Ja seda tuleb lugeda koguduse ja kiriku kontekstis, eks ole, osalisena sellest Jumala rahvast, kellele see sõna on antud ja kelle keskel see on ju kirja pandud ja edasi antud ja nii edasi. Siis muidugi tõesti seesama isiklik palveelu ikkagi on ütlemata oluline, see isiklik suhtlus Jumalaga. Et kui me tahame ikkagi Jumalat armastada ja me temaga üldse ei suhtle, siis kuhu see kõlbab. Ja muidugi hästi oluline tegelikult tööriist on ka vaimulikud juhendajad, et leida endale ikkagi keegi kogenum kristlane või vaimulik isa või ema, kellega rääkida asjadest, et isegi kui see ei ole vaimulik, kellele saab pihtida, aga kui on tõesti selline ilus sõna, see usuvanake, eks ole, et keegi, kes on tõesti juba kogenud asju, on saanud Jumalaga lähedaseks, tihtipeale neil võib olla sellist prohvetlikku sõna või head nõu või mõnikord lihtsalt ka mingisuguse olekuga juba annab häid mõtteid edasi, et ei olegi vahel sõnu tarvis. Ja muidugi tõesti see, mida vist ka Jaak nimetas, see igapäevane süümejuurdlus ja eneseanalüüs, et ikkagi see kommed õhtul enne päeva lõpetamist ja magama minemist, et nii-öelda päeva lõpupalvuse osana ikkagi vaadata tagasi lõppenud päevale ja tunnistada üles see, mis on tõesti läinud märgist mööda, see, milles oled süüdi, tunnistada Jumalale ja paluda abi siis järgmisel päeval ja edaspidi oma meele parandamiseks ja nendest asjadest hoidumiseks, millest tuleb hoiduda. Ma arvan, see on päris oluline. Vaikuse hetkede võtmine. Ja eks inimesed tihtipeale räägivad, et vaatab, et kas ma leian aega. Aga aeg ei ole kunagi midagi sellist, mis vedeleb kuskil maas. Oluliste asjade jaoks aega tuleb ikkagi ju võtta ja eneseanalüüsiks ja oma südametunnistuse arendamiseks samamoodi.
ja siis noh, on igasugu praktilisi harjutusi tõesti ju ka see, et näiteks valida välja üks voorustest, mida tahad endas arendada, missuguseks sa tahad saada ja siis tegeldagi sihipäraselt mingi perioodi selle vooruse kultiveerimisega endas, et see saakski sulle nii-öelda harjumuslikuks osaks sinu elust. Nii et jah, see kõik on, tegelikult tööriistakast on väga suur, mida saab kasutada. Robertil oli näpp püsti siin vahepeal. Ja, et ma mõtlesin selle peale, et siin oli võib-olla korra kõlas mõte, et südametunnistuse selguse arendamine ja moraalne edenemine. Muidugi vahel on nii, et südametunnistus on ju väga selge, et ma tean, aga ma ei suuda või ma ei taha või nii. Aga teine pool on see, et vahel kristlastena vastupidi, me peame arenema südametunnistuse selgusetuse poole. Sellepärast, et on väga paljud olukorrad, kus me areneme ju, mis ongi täiskasvanud võib-olla kristliku usu tunnus, kus ei ole selget seisukohta, mis on nii-öelda need adiafora või sellised küsimused, mis mõnele inimesele võivad olla väga selged või ka lähtuvalt tema individuaalsest olukorrast, aga mille kohta ei ole üldist seadust olemas. Ehk siis nii tihti on väga hea, kui meil tekib rohkem juurde neid küsimusi, mille vastus on ma ei tea. Ja see tegelikult kasvatab meid tervikuna kristlasena, tervikpildi mõttes, sest et vaata, hästi lihtne on ikkagi kasvatada variseri või moralisti või sellist, kellel on väga selged vastused iga olukorra kohta, aga see ei haaku tervikpildiga, et seal puudub see nagu tervikpilt, mis on kristlik elu või mis on selle eesmärgid. Ehk siis ma arvan, et südametunnistuse selgusetus on samuti vahel Jumala töö. Ilmselt on see, et on vaja tõesti seda arusaamist kasvatada, et mis on oluline ja mis on kõrvaline, et suudaksime vahet teha ja tõesti nii nagu see printsiip on, eks ole, et peaasjades ühtsus ja kõrvalises vabadus ja üle kõik armastus. Et seda endas kultiveerida on igal juhul ka mõistlik ja tõesti ka sellist hoiakut ikkagi, et me ei tegele mitte teiste inimeste südametunnistuse kasvatamisega, teiste pattude üle juurdlemisega, vaid ikkagi saame jah, pühaku teele suunata ainult iseennast. Aga see on ju kõige toredam, kui sa saad ikkagi teisi arvustada ja teistele hinnanguid anda, see on ju palju lihtsam. No see on kõige lihtsam, aga mitte alati parem. Jah, eks selle kohta on ju need Jeesuse tähendamissõnad, mis ilmselt tuntum on see palgi ja pinnu teema, eks ole, et mis seda kõige ilmekamalt iseloomustab. No nii, aga siin minul kolmas punkt, et kui me nüüd sellest süüme kujundamisest oleme rääkinud ja kujundamisest selles tähenduses, et mida me kõik tegema peaksime ja tõesti, see on nagu hästi rikkalik ja mul üks lause meeldis nagu hästi toredasti, ma ei mäleta nüüd juba kumb teist seda ütles, et aga see mõte oli just nimelt see armastuse teema ja just nimelt see soov armastada Jumalat ja kui sellesama Toomas rääkis palve kontekstis sellest, taaskord tuletas meelde, siis katoliku kiriku preester, kes siin Eestis tegutseb, isa Pedro on sedasama mõtet nagu tegelikult hästi toredasti oma raamatus kirjeldanud, kus ta ütleb seda, et kui sa ju teist inimest armastad, siis sa ju tahad ikka oma armastatuga ju koos olla, et keegi meist ei taha oma armastatust lahus olla. Ja sellepärast, kui me armastame ka Kristust, siis see tähendab seda, et me tahame ka temaga ikka võimalikult tihti koos olla ja temaga kohtuda, kui temast eemal olla või temast kaugemale joosta. Et see mõte väga hästi siia sobib, et just nimelt, et ka see kohtumine Kristusega, olgu siis läbi palve või ka pühapäeval kirikusse tulles, siis see igatsus on see, mille poole me võiksime kõik kasvada. Aga kolmas punkt on minul ilusasti pandud siia selline punkt, mille nimi ongi süümeeksimused, ehk siis me oleme tegelikult nendest natukene rääkinud, see, mis puudutab seda südametunnistuse kujunemist ja kujundamist. Ja just nimelt selle tõttu võib see eksimus tulla, et inimene ei ole piisavalt harinud oma moraalseid arusaamu, mis meil on ilmselt kõigile arusaadav, et kui sa ikkagi ei tegele pühakirja lugemisega, kui sa ei tegele või kui sa ei armasta Kristust sellisel moel, et sa tahad tema sarnaseks saada ja võimalikult elada armastuses Jumala ja kaasinimese vastu, siis võib see väga kergesti juhtuda. Aga selle juures on veel, et sageli, mida me ka põgusalt oleme puudutanud, aga olgu see siis välja öeldud, on see, et me võime ka täiesti nii-öelda teadlikult tõde ignoreerida, sest see on meile
kasulikum, see on meile kuidagi mugavam, see on meile kuidagi lihtsam. Nagu see eelpool toodud näidegi sellest, et alati on teisi lihtsam arvustada kui iseennast. Ehk siis tegelikult inimene ikkagi, olgu ta üle öeldud, saab väga kergelt oma südametunnistust nii-öelda mõjutada või oma süümet mõjutada, ehk siis jõudagi selline välja, et mina tean täpselt, mismoodi elu peab käima, arvestamata sellega, milline ma ise olen, ehk siis seesama tõe ignoreerimine võib olla üks osa. Sa, Robert, võtsid sellise hoiaku, et sa tahad midagi kohe öelda. Ja no see on jälle, see on väga keeruline küsimus, sest et lihtne on siin minna, ma ei tahaks siin nüüd saate lõpuosas Immanuel Kanti nagu lõpuni avada, aga noh, kui lühikokkuvõte, siis on olemas selline asi temal nagu kategooriline imperatiiv ja noh, see sisuliselt noh, kui võtta kokku, see tähendab seda, et inimene ei tohi kunagi käituda vastupidiselt, no võiks öelda südamele, aga moraaliseadusele ja kui ta teeb midagi, siis ta peab mõtlema, et ta alati peab samal ajal samamoodi tegema, sest peab saama üldine moraaliseadus. Aga noh, tegelikult elu ei ole ju selline ja tegelikult oleme me ka ise ilmselt elus pidanud tegema asju oma südametunnistuse vastu, aga see on kahest kurjast väiksem kuri. Et see on võib-olla ka nagu üks põhjus, millega inimesed puutuvad kokku ja mingitel noh, ütleme sõjaaegadel väga äärmuslikes tingimustes on tõepoolest ju ka, ütleme, head inimesed teinud väga kurja asju, mõnikord ka selleks, et kaitsta kedagi oma selja taga, et see on nagu võib-olla ka siia noh juurde see asi, aga seda ei saa õigustuseks kasutada, sest inimese noh, kõige suuremaid ikkagi pahesid selle südametunnistuse puhul on õigustus, et mis hetkel me õigustame, mis hetkel me oleme sunnitud olukorras, mis hetkel, et noh, see on nüüd nagu see väga keeruline teema, et mis lisab siia noh nagu juurde, aga tõsi on see, et seda südametunnistuse piina saab, seda oma tegusid saab õigustada, saab vaigistada, et see on igal juhul õige, aga noh, samal ajal, et seda ei saa käsitleda noh, nagu igas olukorras samamoodi, iga tegu. Jälle see on laiem pilt, et see laiem pilt loeb päris palju. See on huvitav, Robert, et sa selle praegu niimoodi siia sisse tõid selles vaates just nimelt, et ma ei tahtnud seda teemat sellisele puudutada, aga tegelikult on siin veel üks punkt, mis mul sellega seoses tuli ju, ütleme, sellise noh, nii-öelda eksimuste koha pealt, mis on mõnes mõttes südame ja südametunnistuse ja süümega seotud, on seesama näiteks subjektiivne ja objektiivne eksimus. Aga noh, ma arvan, et siit me võiksime järgmise saate teha nendest, et hakata seda analüüsima ja ilmselt võiksime ka arutleda ja vaielda selle üle, et kus kohas lõpuks siis see tõde on. Aga sa, Toomas, vahepeal, kas sa lülitasid mikrofoni sisse ja siis uuesti välja või kuidas, või panin ma valesti tähele? Jah, võis olla küll niimoodi, jah. Jah, selles mõttes on, ma arvan, et Kantist võiks tõesti rääkida, aga tal on päris palju häid mõtteid ja ma arvan, et see haakub küll kristliku arusaamisega, et eesmärk ei pühenda abinõu. Ja noh, ka see kategooriline imperatiiv, et sa ei tohi ka noh, teist inimest käsitleda vahendina, eks ole, et sa noh, muuhulgas näiteks, et sa ei tohi talle valetada, eks ole, alati ei pea tõtt ütlema, aga valetada ka ei tohi ja nii edasi. Et see jah, et vahel tuleb tegutseda vastuolus oma südametunnistusega, vahel inimesed niimoodi väidavad. Noh, traditsiooniline kristlik arusaam minu meelest on ikkagi see, et alati tuleb käituda kooskõlas oma südametunnistusega, sest taluda piinasid võib olla väiksem kuri kui see, et sa teed teadlikult kurja või midagi, mida sa teed valesti. Nii et kui siin näiteks ka ähvardatakse piinamise või mahalaskmise ähvardusel sunnitakse tegutsema vastuolus oma südametunnistusega, siis ikkagi nagu märtrid on seda näidanud läbi kiriku ajaloo, ikkagi on nagu valik. Ja see valik võib olla raske ja jällegi jõuame tagasi selle südametunnistuse ja tahtejõu treenimiseni väikestes asjades. Aga Jumala abiga on võimalik ikkagi valida see õige pool. Raske on muidugi ette arvata, et kuidas ise käituks sellises olukorras, aga noh, vähemasti põhimõte tegelikult peaks see olema, et kunagi ei tohi minna vastuollu oma südametunnistusega sellega, mida usud olevat õige. Ja tõsi ta on, et mõnikord inimene võib ka siiralt uskuda ekslikult. Et ta võib olla jah, nii-öelda subjektiivselt käituda õigesti, objektiivselt valesti. Ja seal on ka jällegi, kui noh, rääkida, et kas inimene sellisel juhul on süüdi või mitte, siis noh, see süü ulatus sõltub ka sellest, kas tal oleks olnud tegelikult võimalik olla teadlik õigest käitumisest ja kas ta selle teadlikkuse jättis omal tahtel omandamata või mitte.
ja on ju ka selline mõiste olemas moraaliteoloogias tõesti nagu see nii-öelda ületamatu eksimus või jah, kuidas inglise keeles on see invincible ignorance, et ta ei olekski saanud teada, kuidas selles kontekstis oleks olnud õiglane käituda ja kui ta siis tegi enda meelest kõige parema võimaliku otsuse, siis ta ei ole süüdi, isegi kui ta käitus objektiivselt võttes valesti. Et igal juhul needsamad vahendid, et oma südametunnistust tuleb treenida, et võimalikult palju see, mida me subjektiivselt otsustame, oleks ka objektiivselt õige. No nii, Robert. Ja, aga noh, võtaks minu eelmise selle kommentaari mõte on see, et ilmselgelt eksisteerib moraalne hierarhia, millest me rääkisime ja mõnikord moraalses hierarhias ei ole ka ainult need nii-öelda mitteolulised ja vähem olulised, vaid on oluline ja veel olulisem, et noh, sest see on just minu arust see Kanti nõrkus, sest Kant ju ütleb selgelt, et kui su majja põgeneb inimene, keda tahetakse tappa ja tapja tuleb uksele ja tapja küsib, kas su majas on see inimene, kas sa annad ta minu kätte, siis Kant ütleb, sa ei tohi valetada, vaid sa pead ütlema, et on küll, sellepärast et kui sa valetad, siis sa soovid, et kõik inimesed valetaksid igas sellises moraalses olukorras. Aga siin on kaks, eks ju, hierarhia, kaks asja, teise inimese elu ja faktiline tõde, mis põrkuvad kokku ja samal ajal meil võib olla südamedistsipliin, et me valetame, sest faktiliselt me valetame. Me mitte ei jäta ka ütlemata, sest sellega me näitame, et see inimene on seal, vaid me ütleme, teda ei ole siin, mine vaata järgmist ja me päästame inimese elu. Ehk siis antud juhul on ikkagi noh, ka selles mõttes on südame treenimise küsimus täpselt, et on ka moraalsed hierarhiad olemas teatud olukordades, et milline moraaliseadus või milline on siis ülim ehk inimese elu päästmine antud kurjategija käest on ülim tõe rääkimisest. Absoluutselt, ja. Toomas nüüd tahab kohe lisada midagi. Mõni teine näide veel? Ei, mulle seesama Kanti näide oli ka enne meeles jah, et sellele on tõesti palju vaieldud ja sellele ongi võimalik legitiimselt vaielda, et kas sellisel juhul ka kristlikust arusaamist lähtudes valetamine oleks lubatav või mitte või siis tõesti tulekski võib-olla asuda hoopis võitlusesse selle tapjaga või keelduda vastamast või noh, mis iganes, aga tõesti, ega siin ei ole lihtsaid lahendusi, et vastasel juhul oleks need ammu juba välja mõeldud ja kokku lepitud ja ei oleks ka ülikoolis seminarides millegi üle arutleda. No nii, noh, ütleme niimoodi, et tegelikult kui nüüd seda saadet tõesti natukene kokku võtta või kokkuvõtvamaks muutuda, siis siin võiks kõik need punktid uuesti jälle üles loetleda, aga sellel vast ei ole mõtet. Aga igal juhul, mis on nagu kõige olulisem kogu selle temaatika juures on siis see, et tõesti moraaliteoloogia paneb meid, eks ole, mõtlema selle valdkonna üle ja tuletab meile meelde, kuidas me peaksime just nimelt oma südametunnistust kasvatama. Me tõdesime ka siin seda, et kõik vastused ei ole alati hästi lihtsad, aga kõik see, mille poole me liigume, on ikkagi vahendid meile selleks, et südametunnistuse nii-öelda headust kasvatada sellisel moel, et me võiksime teha võimalikult vähe otsuseid või langetada otsuseid, mis on nii-öelda halvad, et siis selleks on Jumal meile kõik imelised vahendid kätte andnud. Ja isegi kui me mõnikord ei oska õiget otsust langetada, siis Jumala arm on ka üle selle, ta ikkagi juhib, juhatab, annab meile nõu selleks, et me võiksime elada siis võimalikult Jumala tahte kohaselt, aga see peegeldus tuleb meile Jeesusest Kristusest, kes on tegelikult see, kelle poole me ju oma tegevusega püüdleme. Et seda võiks siis selle südametunnistuse süüme puhul kokku võtta. Kui te nüüd tahate veel, mul jäi midagi olulist ütlemata, siis nüüd on hea veel öelda, Robert. Ei, minul jääb ainult jah ja aamen selle peale öelda. Toomas. Võib-olla ma võtaks kokku ka niimoodi, et tegelikult ongi oluline, et inimene üleüldse mõtleb selle peale ja tahab saada heaks inimeseks just nimelt selle sõna tõesti nagu heas mõttes, samamoodi nagu on ju jah, eesti keeles see tore küsimus, kuidas sa ennast tunned ja noh, enamasti mõeldakse, et kas sul väga valutab kuskilt, aga noh, tegelikult see võiks ka olla ju selles tähenduses, kas ma saan aru üldse, millest ma lähtun oma valikutes ja missugune ma olen ja mis on mu tugevused ja nõrkused ja et seda enesetundmist just nimelt andagi siis Jumala tahteteenistusse ja püüda saada võimalikult heaks inimeseks just selle sõna parimas tähenduses ja et tegeleda sellega teadlikult, mitte jätta oma südametunnistuse kujundamist
juhuse või sellise nii-öelda maailma vaimu hooleks, mis püüab meid ju mõjutada ja kujundada kohati ikkagi üsna vastuolus sellega, mida õpetab pühakiri ja kirik. Ja kui me sellega tegeleme nii hästi, kui suudame, siis ei ole asjad väga halvasti vist. Mulle hästi meeldis see Toomase sõna, et mina ikka olen kuulnud seda, et kuidas meid kutsutakse olema parem inimene, aga see sõna, et me saaksime heaks inimeseks, on minu meelest palju toredam kui sõna saaksime paremaks inimeseks, vaid just nimelt saaksime heaks inimeseks. Kuulge, aitäh teile, vennad, selle tänase saate eest. Ma nüüd ei ole kella vaadanud, aga meil see tunnikene hakkab ilmselt täis saama, et enam-vähem meil see aeg on täis saanud. Ja meiega siis saate jälle kohtuda ühel ilusal hetkel, millal täpselt see teieni jõuab, kas siis video vahendusel või Pereraadios, sõltumata sellest. Meie oleme täna veel kannatusnädala nii-öelda eelses nädalas. Nii et kes siin satub meid vaatama veel kannatusnädala paiku, kui Toomas selle nüüd avaldab kannatusnädalal, siis rahulikku kannatusnädalat teile. Ja loomulikult ka rõõmsaid ülestõusmispühi, aga teiega olid siis täna Toomas Nigola, Jaak Aus ja Robert Punder ja soovime teile kõike head ja Jumala õnnistust ja hoidmist nii tänasesse päeva, kui te meid kuulate, näete, kui kõigiks järgnevateks. Amen. Nägemist.